Ei armas. Mulle vaatab otsa siin üks nunnu kutsu, kellel on püriidist silmad ja ma ei tea, mis see on tal siin, see on nagu pea otsas, nagu müts oleks. Siis on tal siin, mul ei tule nüüd kõikide kivide nimed küll meelde, ilus nina ja keelekene suust väljas. Sükene täitsa üks Miilo või Molli moodi. Tegelikult on siin südametšakra südamed. Küll see energia voolab ühte ja teist pidi, eks ju, on ühenduses. Seda pilti võib mõlemat pidi vaadata, vahet ei ole. Siin on jumalik naisprintsiip, siin on jumalik meesprintsiip, kelle vahel peab valitsema tasakaal. Jumalik naisprintsiip ühendatud maailmaga, jumalik meesprintsiip ühendatud taevaisaga. Ja mida nad kõik kiirgavad ühiselt välja, see sinu tasakaal sinu sees, see jumalik naisprintsiip, see jumalik meesprintsiip tingimusteta armastuses. See laud on tulnud täna meiega suhtlema selles imelises portaalis, kus me siis oleme. 6-6. Jah, tegemist on lõpmatu hingolendi väljendusega maal selles kehakostüümis. Ja tema teisel pool on meie lugemine. Aga me tuleme selleks kohale. Tere, armas! Oleme portaalis 6-6, nagu juba ütlesime. Mis see on? See on tingimusteta armastus, see on tasakaal. Ja meie jaoks on see omakorda üks väga tähtis ja võimas päev. Sest just nimelt 3 aastaringi tagasi 6-6 kokku annab 3 meile, eks ju. 12 on 3. Ja maandusime me siia pesasse number 44 looma seda vundamenti ülejäänud teekonnale. Tuleme kohale. Võta omale tee või veetass. Ma tegin omale tee. Mis on juba nii ära jahtunud. Aga praegu on see täiesti okei. Ta on temperatuuril ja tuba on ju soe, eks ju. No nii. Hääle puhtaks. Ja need kivid kõik. Need väikesed kivid on mul eraldi kausis. Ja ma suhtlen nendega mingi aja tagant. Nad on seotud osad kivid väga konkreetsete olenditega ehk nende roosiõdedega
kellega meie teed kokku viisid aastaid tagasi. Ja siin on see ühenduslink igaühega neist. Ja täna on meil väga huvitavad ühendused õhus. Just nimelt, et see maal tuli mul voodi kohalt alla ja ütles, et it's my time. Ehk siis on minu aeg. Need kivid ma panen siia selja taha, sest et meil piisab siin praegu. Ingli Aura jälle tahab meiega koos olla, las tema olla. Meil on siin niikuinii omad teised kristallid kõrval. Ikka meie peritoot, siis üks mäekristall ja ei saa öelda. Vahepeal käib 100 erinevat kristalli nime peas. Meie inglikene. Selle imelise kõige lihtsam kivi. Kõige toetavam, rahustavam kivi. Ja lihtsalt nii on, et antud hetkel ei pea tema nimi vist meelde tulema. Palusime me ennast tühjaks teha enne kanalisse tulemist. Panime pähe tulihobuse oranži krooni, sest täna on ju meil maaemapäev, laupäev ja teda toetavad maaema värvid ja muidugi tuli ja ametist. Ametist. Ametisti ingel. Aitäh. Ja nii on. Tore on see mäng. Hingame ennast nüüd kohale. Ja siis vaatame edasi. Täida. Ja vabasta kõik, mis sind enam ei teeni. Teine. Lõi meile 2 kella kohe. Kolmas. 2 kolme. Tuli 6. Kas sa kuulsid seda? Ma kerin tagasi. Aga kui ma ütlesin teine, ta lõi 2 kella. Ja kui ma näitasin 2 korda 3 ja ütlesin tuli 6, ta lõi 6 kella praegu meile. Wow. Aitäh. Mul jooksevad üleni praegu. Sa tead küll. Kõik need kanad ja nahad ja külmad ja värinad. Mis iganes
nimed, sildid sellel tundel on. Aga see, kui see hing annab endast märku ja ta annab seda nii konkreetselt, siis see on väga imeline. See on ülim tunne, mida me saame tunda, eks ju. Olla endaga. Meil on ka meie külluslikud poengid. Selle magusa erilise lõhnaga, just need tumepunased. See aasta tal on õisi ka rohkem. Nii et ma naudin neid, mis nad seal vihma käes vettivad. Ma parem toon nad endale tuppa. Imeline. Aga me keerame selle laua teistpidi, sest see sissejuhatus juba ütles meile, mis portaaliga tegemist on. Ja see pesa on loonud seda tasakaalu ka meie mees- ja naispooles ja on väga-väga määrav kogu selle portaali ja nende teemade juures. Lähme edasi. Meie saime laua teistpidi keeratud ja tõime veel ühe osalise siia mängu. Tõime siia ka ühe imelise joogi. Nii, kust ma sulle teda nüüd näitan? Kust pidi talle see valgus läbi tuleb? Nii. Vot, sellise imejoogi tõime praegu siia. Ja kuna meil on juba sellise imelise portaaliga tegemist, värvi püüan. Näed jah, nagu vaarikamurss, on ju? Täiega ilus vaarikamurss on. Aga see ei ole vaarikamurss, armas. See on üks puhtamaid ühendeid ja ühendajaid meie keha jaoks. See on A-tähega algav ühend. Element. A-U. A-U, 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 A-U. On loomine. Ühendus. Ja selle ühenduse looja on kuld. Terviseks. See on kullavesi. Sellest võime rääkida rohkem, aga mitte täna. Ja kui see teema sind huvitab ja sa tahad ka omale kullavett saada, on nendest märku, sest see on täiesti võimalik. Siin ja praegu, nüüd ja kohe.
mida ma teen selle juures, kui ma teda joon? Kas ma joon teda nagu vett? Seda koodiga vett, eks ju. Seda, kes sa käisid Täiskuu portaali, kuulasid, sa said ühe salakoodi meie käest. See on puhas magus vesi. Magus jutumärkides, sest tal tuleb lihtsalt niivõrd pehme ja magus maitse. Sellest puhtusest, sellest armastusest, sellest õrnusest, hoolivusest, pehmusest. Kõike seda kirjeldab see koodiga vesi. Nii, mida kirjeldab meile kuld? Seda otseühendust ja sa tunned seda, kuidas see vesi läheb edasi mööda sinu keha. Ta teeb väga konkreetset tööd. Ja kui ma võtan need lonksud, tal on kulla maitse. No ma ei tea, pane oma kuldsõrmus suhu ja maitse. Oleneb, kui puhtast kullast või mis kullast see sõrmus on. On päris heast. Ja ta meenutab ikkagi kõige rohkem, aga ta on tugevam. Sa ei saa sellest kuldsest sõrmusest, sest see on teiste ühenditega koos kokku sulatatud. Siis kullavees, ma ütlesin, ma ei räägi, aga ma kirjeldan sulle seda tunnet. Ja kui ma joon, ma teadlikult võtan ta vastu. Ma luban tal liikuda iga rakukeseni selles kehakostüümis ja oma eeterväljaga ka meie nähtamatusse kostüümi osasse, sellesse eetervälja. Looma neid ühendusi, mis võib-olla on natuke nõrgenenud, millegipärast takistatud või lausa äkki katkised ja vajavad parandamist. Ja ma tunnen seda, kuidas ta läheb mööda kõiki neid tsooni, millega me ta veega koos süsteemi laiali saadame. Imeline mäng, kordan jälle, imeline mäng. Mida teadlikumalt me seda mängime, seda imelisemaks ta läheb. Ma võtan nüüd siia peale seda toasooja, pehmet ruibusteed, sest muud teed ma ei joo. Ja ma saangi kõiki neid kogemisi sulle kirjeldada kui pehmeid, õrnu, hoolitsevaid. Kuld on jumaliku meesprintsiibi esindaja ja tema maitse on ka jõulisem, tugevam. Vesi omakorda, see, millest me ennem rääkisime, see kodeeritud vesi igal kujul, on jumaliku naisprintsiibi esindaja. See tasakaal, mida me loome ja millele meie tänane tähelepanu on väga suunatud. Nii nagu ma ütlesin, kogu see 3-aastane koostöö siis maaema, Katrini ja kosmiliste mängijate, kogu see balansseerimine möödunud 3 aastaringi jooksul, need aastaajad, mida me läbi käisime, neid uusi kogemusi meie jaoks selles kehastuses. Aga kuna see kehastus on nii usaldav ja ta teab, et alati igal asjal on lahendus, on ta tulnud nendest
situatsioonidest, olukordadest väga, kuidas öelda, erinevate lahenduste nautimisega. On olnud keerulisemaid aegu, on olnud kergemaid aegu, aga just nimelt see lahenduste leidmine, see, mis sa tead, et tuleb. Ja sa lihtsalt ootad, kuni järgmisel asjal antakse lahendus. Ja niimoodi on ju parendanud nii see ümbrus, kus me oleme siis maandunud 3 aastat tagasi täna selles 6 portaalis. Ja sama on toimunud meie enda sees, eks ju. Meil on siin ukse peale maalitud Welcome Pluto in Aquarius. See oli 24. aasta, 2 aastat tagasi, kui Pluto astus veevalajasse. Algas avardumine. Mul on 2 maali ukse peal ja need on 2 aasta tagused. Aasta läks sisseelamiseks, pesa korda tegemiseks, väga sügavateks enesega töödeks, sest siin maandudes me elasime veel läbi väga imelist, romantilist kogemust, mis aitas sellest pesast pesa luua. Siis saime tunda järgmist valuetappi, eks ju, me oleme pidanud ju neid läbi käima, neid erinevaid suhteid meie teekonnal väga palju, mõne jaoks liiga palju, kelle jaoks milliseid kogemusi ja kogemisi oma avardumiseks see hingolend on siia tulnud kogema. See tasakaaluni jõudmine, see rahuni jõudmine, tasakaalu siis selles mõttes, et sa teadvustad, et sa on 2 poolust. Sa oled nii naispool kui meespool. Kui need on tasakaalust väljas, ei püsi mitte ükski 3D maatriksi suhe, sest nad kõik baseeruvad alumise 3 sageduskeskuse 3 alumise tšakra sagedustes. Nupp hakkas loksuma. Ja kui me oleme jõudnud sellele südame tasandile, siia julgusesse, kus asjad hakkavad muutuma, kus me lõpetame hindamise, sellepärast et me oleme jõudnud eneseväärtustamisesse ja neutraalsusesse, mõistmisesse, et igal hingolendil on oma tee ja kõik nad on tulnud meie ellu avardumiseks, rikastamaks seda ükskõik milliste kogemuste läbi, mida hingolendil vaja on olnud. Meie hingolend on selles kehastuses läbi käinud imelisi kogemusi. Me saame öelda, et need 2 mantrat, mis on meiega kaasa käinud, ma olen hoitud ja kantud. Kust see on tulnud? Ma olen teda korranud läbi terve teekonna. Täna aru saades, et hing andis selle mulle. Ja ma usaldasin teda korrata. Ja ma usaldasin, et see, mis peab ja see, mis tekitab minus nii häid tundeid,
peab minuni jõudma. nii on. Ja nii saigi liigutud. kõik see, mida ma tahtsin, seda ma tegin. Mis mind hetkes kõnetas, ma natukene süvenesin. Natukene. Täpselt nii palju on see natukene meie jaoks, et me oleme võimelised seda edastama. Ehk siis üsna hästi süveneme me igasse asjasse, sest me oleme siia maailma tulnud jagama. Me oleme jagama tulnud siia väga erinevaid kogemusi. Just nimelt neid, mida me oleme ära tundnud oma teekonnal. Oleme me neid siis õppinud või läbi teinud lausa praktikas, teoorias, praktikas, tavaliselt käivad nad koos. Mõne hingolendi teekonnal on nad täiesti eraldiseisvad sagedused. Ühed materiaalsuses, teised sellest nähtamatus, teooriamaailmas. Ehk hingolend võib-olla ei teagi, miks ja mida ja millal ta õpib. Sellepärast, et ta on lasknud võib-olla ennast kallutada ja allutada teatud mängumustrite poolt. Ja ta käib ja otsib ja õpib. Aga elamiseni ei jõua. Mis tähendab elamiseni ei jõua? Elama hakkab hingolend siis, kui ta võtab vastutuse oma elu eest ja on vaba. On vaba nendest ahistavatest ja piiravatest programmidest. On vaba oma aega, mis meile siin mängus on antud, ise määrama, kui pikk on tema päikesetõusust päikeseloojanguni kestev päev ja tema öö ja mida ta selle aja peale otsustab ette võtta. Kas ta planeerib seda või ta usaldab seda aega ja teekonda? Kaks erinevat maailma. Planeerimise maailmas me oleme olnud, me oleme selle läbi käinud ja sealt välja tulnud. Ja need möödunud aastaringid oleme me elanud täiesti voolamises. Võib öelda, et viimased 5 aastaringi kindlasti. Ja mis siis? Ja mis siis? See, et me jagame ja oleme tulnud siia jagama, kas siis midagi õpetama, kas siis midagi selgitama või läbi oma isikliku kogemuse soovitama. Kõike seda oleme me oma kehastusega ka teinud. Me oleme väga pika aja olnud müügis erinevatel kohtadel, koolitustes, mis on seotud müügiga, ehk siis koolitusmaailm, ehk siis õpetaja, müügimaailm, soovitaja. Kõige selle juures ise neid tooteid alati 100% enda peal tundma õppinud. Sest kui ma seda ei tee, ma ei soovita. Ma ei saa soovitada midagi, mis minu heaks ei tööta. Ma ei ole saanud minna müüma neid asju, millesse ma ei usu, mis ei tee mulle head. Ja seda siis
sellel ajaliinil liikudes vastavalt hetke seisundile. Sest neid asju, mida me oleme müünud ja soovitanud, me täna enam ei tee, ei müü. Vahel soovitame vanast heast mälestusest, aga ei müü. Miks see nii on, kui nad olid ju nii head asjad? Puhtaimad, mida võimalik saada ja nii edasi ja nii edasi. Sellepärast, et me oleme selle spiraali läbinud ja jõudnud nende keerete pealt edasi. Ma pean laskma suli välja. Oleme tagasi. Ehk siis selle spiraali peal jõudnud sellele tasandile, kus ei kõla enam kokku see mitu või paarkümmend spiraali ringi allapoole sagedus, eks ju. Sellepärast me enam ei tarbi ise neid tooteid, võib olla üksikuid, nagu osad puhastusvahendid on jäänud meie ellu, sest et muud me ei kasuta. Soodaäädikas ja lokk ja super 10. Need asjad on mul majapidamises olemas ja need on mind saatnud. Jah, aga ülejäänud asjad jäid sinna sagedusmaailma, kus me neid kasutasime. Nii jäid toidulisandid, nii jäi kohvi, nii on jäänud kõik. Sellepärast, et meie ei tegele nende sagedustega enam, nii ka meie keha mitte. Keha toimib teisel sagedusel, kuhu me oleme liikunud järjest, ennast avardades ja arendades. Sellesse puhtusesse, kus see suhtlus iga rakukesega toimubki otseühenduses. Ja seda toetab, selle otseühenduse informatsiooni toetab nüüd see kuld, see kullavesi, vesi kui kullakandja. Selle informatsiooni, mis aitab uuendada, tervendada, võtta vastu paremini seda informatsiooni. Oota. Mida praegu, just nimelt praegu meile see päike nii tohutult edastab jälle. Võimsad muutused. Meie valguskehades, mis on ka meie igas füüsilises osakeses. See valguskeha, mis saab oma informatsiooni oma muutumise jaoks. Ja kui ma saan teda aidata selle muutuse juures, nii, mis mõttes aidata, sa küsid? Aidata nii, et ma tunneksin igal hetkel, mitte igas päevas, igal hetkel ennast maksimaalselt parimal moel. Et mul oleks kerge olla. Mul on hea ja kerge olla. Mind ei häiri mingisugused süsteemimürad erinevate ainete poolt, mida me eelnevalt siis endasse väga palju panime. Erinevad toidud oleme enamasti söönud võimalikult puhast. Täna ütlen, et jällegi, ma neid asju ju ei söö enam. Veel võimalikult puhtamat. Ainult parim on minu jaoks parim. See on üks mantra, mida ma ka soovitan sulle. Ainult parim on minu jaoks parim. Siin ja praegu. Nende võimaluste piires, mida ma saan endale lubada. See on meiega aastaid käinud kaasas, ükskõik kus me oleme elanud. Ükskõik millisest kliimast või kultuurist mõjutatuna. See kehtib alati ja igal pool. Kolmas mantra, tegelikult see oli praegu kolmas mantra. Teine on mul sul ütlemata, mis on käinud kaasa, mis ka aitab sul hoida tasakaalus, just nimelt oma mees ja naispoolt. Ma olen ilus, tark ja osav. Ka siis, kui sa seda ei usu, ütle endale seda kõva häälega. Ma olen ilus, tark ja osav.
ja ütle kõva häälega, mitte lihtsalt ära jäta meelde. Ma olen ilus, tark ja osav. Ja kui sa praegu seda meiega koos ütlesid, siis sa tead, et järgmine hetk, kui sul on vaja seda endale öelda, see tuleb sust välja, sest sa praegu julgesid meiega koos seda endale öelda. Ma olen ilus, tark ja osav. Ja see mantra on muga käinud kaasa. Ma ei oska öelda, võib-olla ma olin 10-aastane, 11-aastane. Ikka sealt peale, kust algavad need identiteedimängud, eks ju. Ja kus inimolendil hakkab errorisse jooksma see enesehinnanguga seotud teemad, kus meie allutamine, allasurumine, võrdlemismängud, võitlemismängud, naabrist paremaks olemise mängud, kõik käivituvad ju sellel ajal, eks ju, umbes 10-11. Ja ma ei tea, ma ütlen, ma ei teadnud ka siis seda, kus see tuli, aga see kõlas minu sees. Täna ma tean ka, et ma pean seda sulle edasi õpetama ja selgitama, mis see aitab sinul teha. Sinu rakud kuulevad seda, kui sina oma egoprogrammi haldusesse ja valdusesse vahel jääd kinni. Sinu kehal on mälu. Me äratame seda mälu. See mälu on Katriniga kaasas käinud ja andnud need mantrad meile, mis on toonud meid läbi elu nendest kõikidest sügavatest pimedatest kohtadest, mis on tõstnud meid välja igast imevast soost. Ma olen hoitud ja kantud. Ja ma olen ilus, tark ja osav. Need on need 2 asja, mis on kõlanud meie mäludest läbi meie teekonna ja toetanud. Ja kui sa veel kordad endale, usalda, nad jäävad sinuga. Nad tulevad sinu mälust välja. Ja sinu keha teab, mida ta teeb. Need on aktivatsioonikoodid. Need toovad sind sinu rahusse, tõstavad sind sinu julgusesse, lubavad sind neutraalsusesse, tänulikkusesse ja hoolivusse. Ja sa mõistad, et kõik, mis toimub sinuga, toimub kõikide teiste olenditega. Lihtsalt väikeste ajanihetega. Aga me läbime ja kogeme. Me tunneme. Vastavalt mängumustrile väga sarnaseid kogemusi, elamusi ja tundeid. Ja see skaala on nii pikk ja lai. Ehk siis see on see, mille määrab ära iga erinev kehakostüüm. Ehk siis need samasugused, sama mängu järgi mängitud teemad. Me igaüks tunneme enda sees täiesti erinevalt. Sarnaselt, aga erinevalt. Ja see rikastab meid kõiki. Sest lõppude lõpuks oleme me kõik üks. See on see tingimusteta armastus, see number 6, tasakaal ja armastus. See lõputu ajatu hing oled. See, kellest me alguses rääkisime. Ja ta ütleb meile nüüd, et me võtame siia lauale need sõnumid. Need sõnumid, mis
tahavad täienduseks kogu sellele jutule tulla. Vau. Mul on terve selle meie jutuõhtu, vestlusõhtu, kanaldusõhtu. Mis silte me talle võime panna? Igasuguseid, kellele mis meeldib. Vali see, mis sulle meeldib. Jooksul jooksnud ees selline mängufilm. Mängufilm. See meie elufilm, mida me oleme mänginud. Ja just nimelt need situatsioonid, kui me rääkisime kõikidest nendest sagedustest ja sellest teekonnast, eks ju see kangelase teekond tegelikult siis, kuhu iga ärkaja ju on astunud, siis just need pildid sealt, kuidas meil toimub see tõesti see esimene samm, mida me ei tea kunagi, kas kannab või mitte, aga me saame usaldada alati. Ja kui me usaldame, siis me teame, et me oleme hoitud ja kantud. Isegi kui meie jala all ei ole järgmise toetuspunkti mateeriat veel kindlaks määratud, siis me teame, et me oleme hoitud ja kantud. Ja nii võivad meie eludes asjad, erinevad asjad mateerias ja mitte mateerias muutuda. Niimoodi. Ja nii on. Nii. Vau. Mulle meeldib see. Ütle, kes see seda teeb. Tahan öelda veel, siis ja natuke ja veel. Assassa, kui lahe see on. Kui lahe see on. Aitäh. Ta näitab meile, et meil ei ole vaja kanda edasi neid koormaid. Ja seda me juba ju teame. Nii. See tasakaal. See jumalik naisprintsiip. Mis on seotud koduga. Mis on seotud loomisega. Mis on seotud hoolivuse, rõõmustamise, usalduse ja rõõmuga. Ja jumalik meesprintsiip. Kes on seotud meie füüsilise maailmaga, selle materiaalsusega, selle turvatunde tekitamise, selle oskuste omandamise, selle teekonna kindlustamise ja juhtimise eest. Need kaks poolt meis on täpselt sellisena siin laual praegu. Siin on
sauade 4, see õnnelik ja rõõmus kodu. Ja siin on müntide 8. Need 2 poolust sinus. Kui sa õpid aru saama, kas nad on tasakaalus või on üks neist domineerima, teist külge ja poolt allutavam või vähendav või jõu äravõttev, mis iganes pidi sinu kehamasinas võivad need poolused omavahel põimuda. Sinu ülesanne on õppida looma tasakaalu. Ja see sõna otseses mõttes. See on praegu nii kõnekas, kui veel saab olla. Siin on meil poodu, sa vaata. See poodu kaart. Ma näitan sulle nüüd õiget pidi. See poodu käib laes. Tavaliselt ta ripub, eks ju, puu otsas. Mõnede kaartide peal on ta ka sedapidi. Poodu 13 või 12, kokku 3. Jälle seesama 3. See koostöö. Ta on koha peal number 3. Ja see on see vundament, mis on siin ja praegu meil selle jumaliku naisprintsiibi ja jumaliku meesprintsiibi vahel. Seda siis ka kollektiivis, eks ju. See vundament on, näed sa täpselt niimoodi. Ta ei ole ei püsti ega pea peal, vaid ta on niimoodi. Ta on nagu kaalud, eks ju, tasakaalus. Sõna otseses mõttes on see pilt mu jaoks praegu tasakaalus. Need soovid, kust me tuleme. Jälle, need on nii kõnekad kaardid praegu. Kust me tuleme? Siin on, kes juba jumalik naisprintsiip kirjeldas seda õnneliku kodu loojat. See müntide kuninganna. Selles tarapakis on müntide kuningannat 2 erinevat moodi kujustatud. Siin on üldse mõned kaardid rohkem. Just nimelt kirjeldatud neid erinevaid energiaid. Müntide kuninganna ei tähenda, et ta elab lossis. See, kust me tuleme. See puudusteadvust kandev ühiskond. Klasse määrav. Vaesust, rikkust ja keskklassi. Sildistav. Seal oli jumaliku naisprintsiibi ülesanne täpselt samamoodi luua kodu. Ja ta lõi nii hästi, kui ta oskas. Just nimelt vastavalt hetke võimalustele. Andis oma parima, et igast majakarbist luua see pesa. See pesa, kus see pesakond tahab olla. Koos. See on seotud vundamendi ühe osaga. Selle kaardi koht on number 4 ja see 4 on seotud vundamendiga.
ja see ütleb, et see meisterlikkus on saavutatud, see vundament on tugev. Meie jumalik naisprintsiip, mis ärkab ja on aktiveeritud kõikide meie sees, mis hakkab rohkem järjest hoolima, märkama, toetama, ilusaid sõnu valima ja jagama. See on seotud soovidega. Me saame soovida, et me leiaksime alati õiged väljendused. Et me usaldame oma teekonda ja neid sisemisi teadmisi, mis meiega kaasa käivad ajast aega ja avalduvad alati just siis, kui sul on vaja. Usalda seda. Ja sa võid luua oma homset päeva just nimelt nii teadlikult ja kindlalt, et sul on kõik, mida hetkes on vaja ja palju rohkemgi veel. Ja kõik see, mis tuleb lisaks, on puhas boonus. Kui eelmine soovide kaart oli seotud materiaalsusega, mateerias väljendumisega, siis siin on nüüd need hingelised tundesoovid. Ja siia on meil tulnud kõige tundlikum olend taros. Karikate prints. Ja need muutused, mis toimuvad läbi nende kehastuse muutuste, mida me siis endale saame ise teadlikult soovida praegu, luues seda tasakaalu. Need avavad need järgmise tasandi uued tunded, mida sa veel ennem ei ole tundnud, mis on pehmemad, mis on magusamad, mis on õrnemad ja mida sa tahad tunda veel ja veel, sest nad hoiavad sind selles soojas rahus, selles tingimusteta armastuses, aitavad olla, ja hoida ja olla. Selles ajatus tingimusteta armastuse väljas, mis avab sulle kui olendile siin ja praegu sinu maksimaalse potentsiaali, mis näitab sulle läbi nende tunnete ja küsimuste vastuste, mis nende tunnete läbi sulle avatakse. Sinu järgmised ülesanded, võimalused. Mis seda kõike võib takistada? Neid muutusi. Sinu iseteadlikkus, sinu sõltumatus, mis on ju iseenesest hea asi. See on meil imeline empresseelne kaart. See just nimelt suveräänsuse, iseseisvuse väljendus. See kaart number 6, mis on selgelt
tasakaalule viitav. See, mis kinnitab sulle, et sa oled hoitud ja kantud. Kui sa usaldad ja lood seda tasakaalu, ainuke takistus sinu teel on seotudki sellega, kui sa ei usalda. See jääb susse kõlama ja sulle tuleb meelde see mantra. Ma olen hoitud ja kantud. Me oleme rääkinud sulle aastaid, võib-olla aastakümneid. Ei ole olemas sõna probleem. Meie jaoks ei ole sellist sõna olemas. Aga meie ümber inimesed kasutavad seda sõna. See on lahenduse eelne olukord. Ükskõik millega on tegu, oleme me selles hetkes lahenduse eelses olukorras. Ülesanne on leida lahendus. Hoitud ja kantud, usalda, ära muretse, sest järgmine on hingekaart number 7, mis ütleb sulle, et ära muretse. See vundament, siin on meil jälle 4. Need 4 täna, see vundament on väga kindel, sa võid rahuliku südamega edasi liikuda. Hoida seda tasakaalu. Lubada, alistuda ja usaldada kõiki neid läbitud kogemusi. Neid teadmisi, neid oskusi, aga mitte neile külge jääma ega klammerduma ega neid kaasas vedama endaga, vaid usaldama, et nad on sinu jaoks alati olemas, kui sul neid vaja on. Ja kui ei ole nendest midagi, räägime siis asjadest, on alati asemele tulemas midagi veel paremat. Kergenda oma välja ja su murekoorem väheneb. Kergenda oma välja ja su murekoorem väheneb. Aitäh, Raamo. Ära muretse, see muretsemine on üks raske töö. See istub su õlgadel nagu kotkas, hoiab sind kinni, ei lase õhku tõusta. Kotka küüned on valusad, sa ei saa oma tiibu liigutada. Luba temal tõusta, las ta näitab sulle ülevalt teed, kuhu liikuda. Anna ära kõik see, mis sind enam ei teeni. Need soovitused sellelt lõputult hingolendilt, kes me kõik koos ühiselt oleme. Sauade kuningas. Usalda seda tulihobust. Usalda seda tule sädet igas oma osakeses. Sest tema teab, kuhu ta liigub. Ja ta liigub enesekindlalt. Koos selle tulihobusega praegu eriti enesekindlalt. Sest tuli toetab teda. Päike toetab. Tuli. Meile antakse ka vett rohkem kui muidu. Antakse päikest intensiivsemalt kui muidu. Antakse vett rohkem kui muidu. Nii et meil on ees selline subtroopiline suvi, võib öelda. Soe ja märg. Vihma tuleb, tormi tuleb, aga tuleb ka sooja. Mida veel tuleb? Me ei tea. Me näeme. Aga me oleme valmis selleks, eks ju?
kummikud on sul? On, mul on. Vihmakeep on, jope on, ka on, isegi kui külmemaks peaks minema, eks ju. Noh, see valitseja, see tulehoidja, see jumaliku meesprintsiibi esindaja sinu sees ütleb sulle, et usalda ja valmistu. Valmistu enese eest hoolitsemiseks ükskõik mis sinu tee peal edasi ette tuleb. Sest need asjad ei sõltu sinust. Need muutused tulevad kiiremad ja järsemad, mis ei sõltu meist. Aga meie saame nendeks valmis olla. Võimalikult kergelt läbi minna. Rõõmuga vastu võtta muutused, sest need viivad meid edasi. Mida kiiremini, mida rohkem muutuseid läbi tuleb. Võtame vastu, läheme läbi. Läbi tuleb. Läbi erinevate kihtide tulevad erinevad muutused, läbi tuleb. Vett. Ja vett võib ju tulla, käi sina ikkagi vees, eks ju. Luba tervel kehal olla vees, sest see on tema jaoks algasend selles kehastuses. See on sinu jaoks kõige kergem tervendamise aeg, kui sa oled vees. On see sul vann, on see sul tiik, on see su bassein, on see meri, on see järv, jõgi, mis iganes, vesi. Kui sina sinna sisse lähed ja annad temale ülesande, et tema toetab, tervendab sind, siis tema seda teeb. See on teievaheline kokkulepe selle vee ja sinu kehakostüümi osakeste vahel. Käsu pead sina andma, mida nemad peavad tegema. Selge? Käsu pead sina andma. Sina juhid seda mängu, seda keha kostüümi. Nii on. Jah. Mina rääkisin nii kõvasti. Ehmatasin teid unest välja. Tulge tagasi. Tule tagasi. Mis meie koostööpartnerid meile tahavad siia lisaks öelda? Väga palju tahavad öelda. Oi, kui palju tahavad öelda. No aitäh. Okei. Siia tuli terve muinasjutt meile nüüd. Alustame sellest, et me valime oma teekonna uskudes sellesse, et kõik on võimalik. See on lihtsalt üks nendest paljudest suurtest seiklustest, mida me juba oleme läbinud ja mida me oleme läbimas. Me võtame järjest neid riske ja avastame neid uusi kogemusi. Järgmine teekond ja kaart, ehk siis meie ülesanne on nautida seda teekonda ja seda mängu. Ka siis, kui meid juhatatakse udusse. Vaata, kuidas vaheldub praegu maa ja vesi.
maa ja vesi. Tegemist on veega, erinevate maavormidega, uskumisega, et meid juhatatakse läbi ka udust, kui me võtame aega rahulikumalt liikuda. Udus ei saa kihutada ja kuna me praegu oleme inimkonnana udus, me oleme suunatud võtma aega maha, aeglasemalt, rahulikumalt edasi liikuma. Mitte tormates, mitte võisteldes, mitte püüdes endast, ma ei tea, mida välja anda, seda, mida ei ole välja anda, sellepärast, et mingisugused mustrid võib-olla nõuavad seda. Võta rahulikumalt. Anna aega oma kirgedele, rõõmule, naudingutele, sest neid oled sa siia kogema tulnud. Ületades ükskõik milliseid takistusi. Ja me ületame neid takistusi iga päev, väiksemaid ja suuremaid ja vahetevahel väga suuri. Ja meil on alati põhjust olla tänulik nende üle ja rõõmustada ja nautida ja edasi liikuda. Ja kõik see vaheldub. See vaheldub sellega, et vahepeal viiakse sind väga kaugele. Kas oma vaimusilmas või füüsiliselt. Sa vahetad neid asukohti. Ole valmis järgmisteks asukoha muutusteks. Ja selleks, et valmis olla, on sul vaja puhata, vaadata pilvi, kuulata linde, valmistuda. Relax and rest. Nurr. Kass magab, suli magab. 2,5 ööpäeva oli ta teistel horisontidel ja nüüd lööb ta ööpäeva nurru. Just lasime ta välja. Vaatasin, et enam ei ole. Siiamaani magas. Nii. Need mullid, need visioonid, need, mida see jumalik naisprintsiip sinu sees hoiab ja välja toob. Valgustab sinu soovidele teed sinu poole liikumiseks. Ja sinu ülesanne on seda tänu, oma rõõmu universumile tagasi väljendada. Iga väikese detaili saabudes, mis sinuni on jõudnud. Nii nagu algas meil see portaal nende imeliste sõnumitega, no halleluuja! Ma ei tea, kust tuli see halleluuja, aga ta tuli. Muchas gracias, aitäh, 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 aitäh. Need hommiku esimesed valguskiired, mida me oleme suunatud siis päeva alustades endasse vastu võtma. Selleks, et päevast säraga läbi minna. Need tuletavad meile meelde seda, et iga päev algab uus ring
Ja praegu on algamas inimkonna jaoks uus ring, uus tsükkel maailma jaoks. Ja me oleme kõik selles voolus sees. Meist mitte keegi ei ole kuskil eraldi või mitte puudutatud nendest muutustest. Need muutused lihtsalt võimendavad kas plussi või miinust, mis iganes sageduses ja millist energiat toidetakse, seda võimendatakse. Mida paremas tasakaalus sa oled, seda kergemini sa lendad. Oled alistumises ja voolamises, teadvustades, et on uus algus, seda kergemini sa lendad. Teadvusta seda endale igas päevas. Ja hoia oma fookust, millist poolust sa toidad, millist sagedust, plussi või miinust. See tee, mida sa oled käima hakanud sellel suurel teekonnal, oma maailmareisil, siis hoia seda fookust. Püsi oma teekonnal, saa aru teadvustades, kui sind tõmmatakse kõrvale, kui sult võetakse sinu energiat sinna, mis tegelikult sinu arengut ei teeni. Ja vasta oma kutsetele. Need kutsed ilmnevad sulle. Seotud nad sinu ülesannete täitmisega. Nii nagu meil siia portaali tulemine. See on kutsele vastamine. See on fookuse hoidmine. See on alistumine oma teekonnale. See on selle nautimine ja tänu universumile tagasi hüüdmine. Ja imed saavad sündida. Imed saavad sündida, kui sa usud neisse. Ole valmis. Kergenda oma välja ja liigu kergelt, ilma üleliigseta. Sest sa oled hoitud ja kantud. Ja kui sa seda usud, siis imed saavad sündida. Aga kui sa planeerid, kui sa kindlustad, kui sa kontrollid igat detaili, igat võimalikku võimalust oma eelnevate kogemuste pealt, siis saab väga vähe sinu välja tulla imesid ja neid võimalusi, mida sa veel kogenud ei ole. Liigu kergelt, seda igas päevas. See ei tähenda ainult reisimist või vajadusel liikuma hakkamist. Igas hetkes liigu võimalikult kergelt. Ole voolamises, ole usalduses. Hoitud ja kantud. Ilus, tark ja osav. Mis see ütleb? See ütleb su rakkudele, et neil on kõik iidsed teadmised olemas ja osavus tulebki läbi selle usalduse. Et sa oled hoitud ja kantud, sest ilus on särav osake alati. Armas, ma tunnen, et
siia ei ole mitte midagi meil vaja juurde öelda. See on olnud üks imeline sünkroonsusi täis portaal. Aitäh, aitäh, aitäh. Aitäh Raamale sõnumite eest. Aitäh Pesale, kes on meid treeninud, hoidnud ja loonud seda tasakaalu selle jumaliku naisprintsiibi ja jumaliku meesprintsiibi vahel. Sõna otseses mõttes. Täna me kolisime tibud nende suurde uude pesasse, nende jaoks uude ja meie poolt ümber dekoreeritud, renoveeritud, uuendatud, värvitud, värskendatud, kaunistatud kanapesa, mis meil ju teises toas on juba mitu aastat olnud. Nüüd läksid need tibukesed sinna oma kasvuelu ja seiklusi looma. Peale seda sai enda jaoks veel koristatud, sai tünnis käidud, vihma nauditud, söödud. Ja siis alles istutud siia sinuga. See kõik on olnud kerguses voolamises. Sest nii nagu me ka juba saate alguses ütlesime, et me teeme kõik selleks, et see keha tunneks ennast maksimaalselt kergelt. Ja suur osa on olnud sellel toitumise muutumisel. Ma ei saa seda ei eitada ega maha vaikida, sest see nii on. Ja kui ma täna kellelegi peaksin midagi soovitama, siis ma soovitan sul proovida. Proovi teadvusta, lihtsusta oma elu. Kui palju lihtsamaks on läinud meie elu läbi toitumise muutumise. Kui korras on kõik selle kehamassi näitajad. Nagu ütlesime, lisaks midagi eriti ei tarbi. Vahel magneesiumi, aga ka mitte kogu aeg. Kui me saame õigeid asju, oskab keha ise nendest kõike saada ja teha. Kordan kõike, sest seda, mida väidetavalt ei saa, tahavad nii paljud hakata kohe siia kõrvale ütlema, aga ma olen seda juttu kuulnud aastakümneid ja mitte ei tunnista neid, sest me oleme võimekamad, kui keegi seda meile öelda saab. Ja me oleme võimelised kõike looma. Kaheksas kuu. Ja pilt läheb ainult selgemaks, lihtsamaks ja puhtamaks. Ja seda sõna otseses mõttes igatepidi. Sest igasugused mürad, nagu ma ütlesin, ajuudud, kõhumöllud, mulinad, korinad, mis iganes asjad, mis kaasnesid kõige selle eelneva toitumisega,
mis oli ka juba ju väga hea aastaid ja puhtaimatest puhtam ja mida iganes. Aga tead sa, need vahed on nii suured, et mitte üks asi ei pane mind võtma seda teist toitu, mis seisab mul ka kodus nendes riiulites ja kappides, sest nad ei küsi mu käest mitte midagi ja nad võivad seal olla ükskõik kelle jaoks. Kes peaks kas tulema siia külla või siia elama või siia lihtsalt, ma ei tea, sattuma. See on kvaliteetne ja täisväärtuslik toit enamus inimolendite jaoks. Seda ma ei pea enda majast välja viskama. Ma saan välja visata igasugust jama, mis ei teeni inimkonda. Ja seda ma järjest teengi ja panen järjest neid asju kokku. Ikka ja jälle, sest jõud ei käi korraga kõigest üle, vaid samm-sammult. Läbi meie tervenemise, läbi meie muutumise. Ühest sammust teiseni. Ja ei ole vaja püüda hüpata üle oma varju, sest seda me ei saa mitte kunagi, ta on alati meist ees. Mida siis teha? Tulla siia ja praegu. Tulla siia ja praegu. Sest ainult see hetk meil on ja ainult selles hetkes loome me ja hoiame seda vundamenti järgmisele hetkele. Siin ja praegu. Armastusena. Raama ja Katrin. Namaste. Aitäh sulle.